Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Mustakassi imelised lood. Peorikkuja. Vabanda Veiem, aga mul on täna pärastlõunal casting ja siis eravehklemistund. Aga me saame kindlasti millalgi koos olla, sa oled ju mu suurim fänn. Ehkki isa ei lase mind kunagi välja ja ma ei tohi sõpru külla kutsuda. Päriselt või? Sa ei tohi kunagi sõpru külla kutsuda. Karm värk. Tead, ma tulen mõni päev läbi ja räägin su isa ära. Ja siis saame koos lahedalt aega veeta, päriselt. Mu isa ei saa nii lihtsalt ära rääkida, aga aitäh, et seda pakkusid. Pean nüüd enne fotosessiooni ära õppima. Näeme, Veiem. Tšau, Adrian. Miks sa isa äraolekust viimast ei võta, kutsu sõbrad külla, tehke midagi ägedat? Isal on minu osas väga kõrged ootused, ma ei saa tema seljadega tegutseda. Ja isegi kui ma tahaksin midagi ägedat teha, hoiab mu ihukaitse mul silma peal ja jälgib, et ma ikka mööda nööri käiksin. Pole hullu, sul olen ju mina ja õnneks on meil ka lõputud juustuvarud, mis viga nii õnnelik olla. Kas kõik läheb plaanipäraselt, Natali? Ja oleme teel lennujaama. Veedate terve nädalavahetuse Tokyos. Keegi isegi ei kahtlusta, et te olete tegelikult kodus. Emily, me igatseme siin nii väga ja peagi oled sa tagasi meiega. Tänu mu akuumadele on see ainult aja küsimus, sest varsti on Lepatriinu ja Mustakassi imelised minu käes. Neid ühendades saan absoluutse võimu ja võin reaalsust ümber kujundada. Viimaks ometi saan meie mineviku vead heaks teha. Valmis, Nuru, aeg saaki koristada. Pidage meeles, et meie eesmärk on imbuda täiesti turvatud kindlusesse ehk Adriani lossi. Takistus number 1, Adriani paps läheb koos takistusega number 2 Tokyo moenädalale. Ja mis puutub takistusse number 3, on meil olemas kindel salarelv tema neutraliseerimiseks. Operatsioon Adrian algab nüüd. Et nagu kohe nüüd. Jaa, kohe nüüd. Mis on? Ma lubasin Milenale, et lähen aitan tal jõe ääres puid istutada. Oot, kas see puude istutamine on täna? Ja tõenäosus, et tüdrukud on ülimalt pettunud, kui me selles ei osale, on 100%. Sellepärast olengi välja mõelnud teile kõigile usutavad vabandused. Sina, Kim, lähed ujumistrenni. Lahe, mul on alati ujukad kaasas. Tegelikult see muidugi ei lähe trenni, see on lihtsalt ettekääne. Aga see on ju valetamine. Paraku on Maxil õigus, tüdrukud ei tohi sellest midagi kuulda. Kas teeme selle missiooni ära Adriani pärast? Kutid? Kas poisid ei pidanud ka tulema? Niino pidi viimasel hetkel minema vanaema sünnipäevale plaate keerutama. Ivanil hakkas hammas valutama, ta läks hambaarstile. Nathaniel jooksis arvuti kokku, ta kaotas kogu koomiksi raamatu materjali, mida nad Markiga teevad ja Max ja Marko aitavad neil faile taastada. Kim pidi minema kohustusliku ujumistrenni, ehkki ma ei saa aru, miks ta mulle selle sõnumi saatis. Vabandustest rääkides, mul läks täitsa meelest, et ma pidin aitama vanaisal torti küpsetada. Ühel ta hiirtest on täna sünnipäev. Vabanda, Milena, näeme hiljem, tüdrukud. Kas mulle ainult tundub, et täna on eriti kehvade vabanduste meistrivõistlused? Tere, tulime Adriani juurde, peame koos ühe kooli asja ära tegema. Räägitakse, et teil olevat üks maailma suurimaid superkangelaste kujude kogusid. Kas vastab tõele, et teie kogust puudub paar eset? Ka see uskumatult haruldane Majest ja Millenniumi väljaanne? Olge lahke! Muide, meiega liitub hiljem veel 2 Adriani sõpra, et selles projektis kaasa lüüa. Vintage, Rüütel, Öökull, 65. aastapäeva väljalase. Aga kui Marinett, Julekar, Rose, Alia, Alex või Milena peaks teie uksele koputama, siis ärge neid sisse laske. Selle mehega saab kaupa teha. Mida teie siin teete, kutid? Tulime koolitööd tegema. Millist koolitööd? Tead küll, koolitööd. Seda koolitööd.
üllatustööd. Sa pole ju saanud kunagi enda kodus omapäid hängida. Me saame seda iga kell teha. Nüüd tulime sinu juurde, et see ülekohus heastada. Väga lahe teist, aga mu isa ei lubaks seda elu ilmaski. Vahest oleks parem, kui te... Ehkki te ei jää ju igaveseks. Kui ta sellest kunagi teada ei saa, siis läheb peoks. Täiega lahe vann. Hea, et ma taipasin selleks valmistuda. Ma olen alati omale sellist tahtnud. Kas sul on kõik maailma mängud olemas? Sul on nii ägedad asjad. Te pole veel midagi näinud. Lahe! Marinett, see tee ei vii pagarikotta. Ma ütlesin seda vaid selleks, et saaksin rahus oma asja uurida. Sa valetasid sõpradele? Ma ei tahtnud Milenat pahandada, tal oli plaanis täna pärastlõunal puid istutada, aga midagi kahtlast on toimumas. Kõik poisid hüppasid mingite nõmedate vabandustega alt ära. Ja mina tunnen nõmedad vabandused kaugelt ära, sest ma olen ise nendest päris osav. Pärast seda, kui minust sai tead küll kes. Ma tean, ma helistan Ivanile, ta ei oska üldse valetada. Kui midagi kahtlast on teoksil, lobiseb ta raudselt välja. Zidane söödab Platiinile, kes triblab ja söödab järgmisele ja värav! Marinett helistab. Ära võta vastu, sa ei oska ju valetada. Kui ta saab teada, et me siin oleme, võime kutid õhtuga hüvasti jätta. Marinett. See tõestab mu kahtlusi. Kõik kutid on koos ja ma isegi aiman, kus nad võivad olla. Adriani paps läks Tokyo moenädalale. Kui kass on ära, peavad hiired pidu. Miks me ei võiks Marinetti kõnesid vastu võtta? Sa ei taha, et ta rikuks ainsa võimaluse sõpradega aega veeta. Marinett on ju ka sõber. Ja või ei. Tema on praegu oma sõpradega ja me ei hakka neid segama. Muidu me oleks ju head kutid, saad aru? Kogu see sõprade värk on nii keeruline. Nõndaks, laseme mussi. Kas need ongi su lahedad vanad plaadid? Need olid mu ema omad. Oot, kas valjemaks ei lähegi? Max ja Markov, kas saate seda valjemaks panna? Kohe. Ma pean maja elektrisüsteemi sisse äkkima. Ma teadsin seda. Kas see on hea mõte? Kõik kutid on Adriani juures. Miks meie ei või sinna minna? Ma teen lihtsalt näo, et läksin siit mööda ja... Järjekordne vale. See on pooltõde. Joe, kutid, su majal on täiesti haige elektrisüsteem. Adrian, sellega võiks terve tuumajaama ära varustada. Isal peab kõik olema kõige suurem ja parem. Lahe, anna mulle kõige suurem ja parem. Süsteem on rikkis. Emily? Kindel, et see pole liiga vali. Nalja teed, nii peabki olema, kui kutid pidu panevad. See on minu võimalus. Mis lärm siin käib? Vabandust, inspektor, me teeme lihtsalt koolitööd. Me teeme koos koolitööd. Teemal kõrvatrummide purustamine. Hei, hoopis jalgpall. Tõesti. Te teete kindlasti valesti. Las ma näitan teile, kuidas see käib. Sööt, triblamine ja värav. Me tulime castingu asjus. Vau, kui lahe pidu. Täiuslik taust fotosessiooniks. Ma olen Adriani koolikaaslane, ta isiklikult kutsus mind sellele peole. Hei Adrian, ma tulin su peole mängima. Rokkime 100-ga. Miks kõik kutid sisse lastakse ja mind mitte? Kutid. Kutid, muidugi. Ütle mu noorele peremehele, et ta vehklemistreener ootab teda.
kas tohisin paar tundi puhata, kuni mu tütre meigimaania mööda läheb? Bonjour, minult telliti suur hunnik jäätist. Vabandust, mul on üks tuvi kadunud. Minu meelest ta lendas teie tagahoovi. Papskin, ma ei ole sinuga lõpetanud. Issi! Preli Bourgeois saatis mind siia oma papskinit otsima, ega ta juhtumisi siin ei ole. Jeanot, aitäh, et lehepuhuja kaasa võtsid. Kes tahab kaarditrikke näha? Olge rõõmsad! Kas peod ongi alati sellised? Ei, aga võiksid olla. Siin teie naaber Marino. Ma kuulsin, et siin on ainult poiste pidu ja tahaksin liituda, sest mina olen ka kutt. Mul on lausa raske nii suurte musklitega elada. It's hard for me to walk with all these guy muscles of mine. Ma olen sees. Meister Fu. Kes mina? Kindlasti mitte. Ma olen DJ Wong. See olen mina, Marinett. Marinett. Mida teie siin teete? Te pidite ju eriti ettevaatlik olema, et öölane imelisi kätte ei saaks. Ole mureta, imelised on kindlas kohas. Stationation. Mulle meenub mu noorpõlv. Me võiksime laagritantsu tantsida. Kindlasti mitte. Miks mitte, kapten? See ei ole ju ohtlik. Vaadake, meil on siin treener, jäätisimüüja, politseinik ja koristaja ja mina võin olla tuletõrjuja, aga meil on puudu vuntsidega tsiklimees. Härrased, te saate siiski oma tantsu esitada. Vuntsidega tsiklimees! Mulle meeldib su stiil. Ettevaatust. Tänan noormees, sul on väga head refleksid. Teiste aitamine peaks inimestel tulema sama loomulikult nagu kaladel ujumine. Nuuru, tumedad tiivad tõusku. Keegi väljast poolt peab elektri tagasi tooma. Ma ei tunne mingeid negatiivseid emotsioone, ainult rõõmu. Mis mu majas toimub? Siin Adriani kõnepost, jätke sõnum. Sa saad ju sõpru vastu võtta ja ka suuri pidusid korraldada. Miks sa mulle valetasid, Adrian? Why did you lie to me, Adrian? Viimaks ometi tunnen negatiivset emotsiooni, ootamatult võimas pettumuslaine. Disappointment! Lenda mu väike Akuma ja muuda ta kurjaks. Peorikkuja, mina olen öölane. Kas sind ei kutsutud peole? Annan sulle väe sinna minna ja sellele igaveseks lõpp teha. Tõmbame selle peo käima, öölane. Kõigile, kes on valede abil mu majja tunginud, teie ees on kõige võimsam superpahalane, kelle ma eales loonud. Adrien! Su kehakeel on mulle nagu teine nahk. Näen kõiki su tantsusamme ja liigutusi juba ette. Marinett? Ei, ma olen Marino. Adrien, kas unustasid oma suurima fänni? Kannan hoolt, et sa ei unustaks mind enam kunagi oma pidudele kutsuda. Adrien, kus sa oled? Marinett, mine jookse peitu. Black, tantsime. Tegi täpid peale.
suurepärane. meie üllatuskülalised peaksid kohe kohale jõudma. hei, diskokutt, tead ju küll, kui kangelased kohale jõuavad, on pidu läbi. Lollpead, piisab mul teid korraks puudutada ja teie imelised on minu. Ettevaatust, must kass! Kuidas ta teadis täpselt ette, mida ma teha kavatsen? Ilmselt on tal võime meie liigutusi ette näha, peame välja nuputama, kuidas teda üllatada. Võluvägi! Vana helikassett. Ettevaatust! ei! Ära mine üksi, sa ei saa sellega hakkama. Anna mu neiuke tagasi. Lollpea, sa ei saa mind kätte. Ma näen kõiki su samme ette. Disko! On sul abi vaja? Pegasus, Viperion, Kilbik. Nüüd alles läheb diskoks. Ole Viperioniga ettevaatlik, tema suudab ajas rännata. Teine võimalus. Ära pabista, must kass, me saame hakkama. Kilp. Teine võimalus. Ära pabista, must kass, me saame hakkama. Kilp. Viperion! On vaid üks imeline, mis saaks tänase päeva päästa, aga see on nii eriline. Vau, lendav pärdik! Ma ei ole pärdik. Minu nimi on Ksupu, tobujuss. Minu nimi on Maide Kim, mitte tobujuss. Kas oli ikka kõige targem mõte? Ütle nüüd etendusalaku. Etendusalaku! Suurepärane töö, peorikkuja. Nüüd pead sa mulle nende imelised tooma. Tantsime! Hei, pea hoogu! Ahvikuningas tahab ka pidutseda. Läheb mölluks. Säh sulle! Päriselt? Mis toimub? Vabandust, mulle meeldib teiste võimetega mängida. Kilbik, kaitse meid. Kilp peale. Pegasus, teleporteeru sinna ja leia makk, kus saaks seda mängida. Vabandust, toon selle tagasi, kui Pariis saab päästetud. Ainus lahendus on käituda nii ettearvamatult, et ta ei oska meie tantsusamme ette näha, nii et pange hullu. Mida te teete? See pole mingi tants. Must kass. Kataklüsm.
aeg muunduda kurjast heaks. tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline lepatriinu. Nukid. hõõruge kõvemini, kutid Adriani papsi tagasitulekuks, ei tohi meie peost jälgigi näha olla. anna andeks, Veiem, ma tõesti ei teadnud, et mu sõbrad kavatsevad mind niimoodi üllatada. oluline on see, et te tundsite end mõnusalt minuga või ilma. ja nüüd ma saan koos oma iidoliga maja koristada, täna on parim päev mu elus. kõik oleks läinud teisiti, kui ma poleks valetanud. Ega mina ka lõpuni aus ei olnud, aga ma tegin seda Adriani pärast. Kui ruttu teeme, jõuame veel tüdrukutega puid istutada. hea mõte. Lepatriinu must kass, teie õnn on peagi pöördumas. õige pea olen mina see, kes tantsu juhib, hukatuse tantsu. tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.